tere tulemast kõigile, kes tulid täna kuulama meie paneliste. Meie tänane teema on, et kuidas on ikka Eestis elada, eriti neil, kes on mujalt Eestisse elama tulnud. Meil on täna siin koos paljudele tuttavad näod. Ma lihtsalt tutvustan siit, nii nagu minul ekraanil on näha. Parajasti meil on Riho Esko Maimets, kes on Eestisse minu hinnangul suht hiljuti Eestisse elama läinud. Ta on helilooja, juba küllaltki palju kuulsust saavutanud Eestis omal alal. Ma siis tutvustan järgmist inimest, mul ekraanil on Silvia Soide, kes väga armsalt nõustus siia meiega liituda ja et tema on õieti pärit Vancouverist, kui ma valesti ei ütle, et sündinud Vancouveris ja et sina oled nüüd Kihnos elamas ja et oled seal päris edukas fotograaf, ma leian, su pildid on fantastilised. Ja siis järgmine kirjas on mul siin Lembit Tork, arhitekt. Ja on huvitav mul teada, et sa oled õieti Uus-Meremaal sündinud ja vahepeal Kanadas elanud ja siis läksid Eestisse elama. Ja siis ma tutvustan veel Riina Kindlamit, kes on meile väga armas juba luuletaja ja kirjanik ja elab väga kaasa Eestis kui ka Kanadas meie elamisi ja me loeme tihtipeale sinu artiklid siin Eesti Elu ajalehes, nii et need on meie panelistid täna ja et mis mu mõte oli, et kuidas seda läbi viia on, et ma loeksin ette, me juba varem saanud küsimused ette panelistidele ja ma ükshaaval küsiksin teilt või õieti ma esitan küsimuse. Ja siis ma pöördun teie poole, et siis te võite vastata nendele küsimustele. Sobib nii, eks? 15 sekundit tükk. Kui palju aega sa annad meile? Ja, ma võiks olla. Ja kui jutt läheb pikemale, eks ma aja silm peal, et see... Ma püüan mitte solvuda. Okei, väga hea. Küll, siis esimene küsimus, mis on kirjas on, et millal sa Eestisse kolisid ja kuidas on sinu elu Eestis muutunud selle aja jooksul. Ja ma annan sõna alguses võib-olla Riina kätte, et kuidas sina vastaksid sellele küsimusele? Tervist. Mina pean kogu aeg näppude peal lugema, kui mitu aastat ma olen olnud, aga kokku on umbes 20 juba. Ehk siis 95. tulin ma siia esimest korda. Olin 4 aastat, siis läksin 4 aastaks tagasi ja nüüd siis tulin jälle ja jäin pikaks. Et nagu kahes vahetuses tulin. Ja siis umbes 20 aastat, et see on huvitav, et varsti tuleb mingi hetk, kus on elatud kauem Eestis kui Kanadas, aga seda hetke pole veel jõudnud, et alati võrdled ka eelnevad põlve, et nemad olid mõned vanavanemad pikemalt Eestis ja siis oli see Kanada hetk, et nüüd on meil siis see pööre. Mis on vahepeal muutunud? No muutunud on nii kohutavalt palju. Ma poliitiline kommentaator ei ole. Ma ütleks, et minu elus on see, et mina tulin just sellisel ajal, et mul õnnestus saada emaks siin. Ma olen hästi erinevaid töid ka teinud, erinevates kohtades elanud ja saanud vast emaks, et see on praegu huvitav faas, et nüüd on mul lapsed, meie lapsed lähevad 8. ja 6. klassi. Ja kuna ma ei ole siin koolis käinud, siis see on väga, mitte hullult teistmoodi, aga ikka on teistsugused asju siinses koolisüsteemis, kui Kanadas oli ja see on muidugi huvitav, aga vahest on ka natuke keeruline. Kuigi üldse on vist õppimine teine, et ma arvan, et Kanadas ka, et matemaatika, mida me õppisime 30 aastat tagasi, ei ole enam see, mis ta nüüd on. Nii et igal pool peab olema kogu aeg paindlik. Väga hea. Ja Riho, sama küsimus sulle, et millal sa Eestisse kolisid ja kuidas on su elu Eestis muutunud selle aja jooksul? Mina kolisin Eestisse esimest korda aastal 2006. Ma tulin siia bakalaureuse õppesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse
ja olin 4 aastat siis ülikooli õpilane Eestis. Ja pärast seda ma olin 4 aastat Põhja-Ameerikas, 2 aastat Kanadas, 2 aastat USAs ja pärast seda siis otsustasin, et minule kõige sobivam elukoht ongi Eesti. Aga ma pidin nagu selles veenduma, et sellepärast ma vahepeal läksin ära. Ja siis olengi Eestis elanud nüüd kokku 4 + 7, 11 aastat. Aga kuidas elu on üldse muutunud? Ma olen suureks saanud, kui ma tulin Eestisse, ma olin 18 ja väga selline võib-olla naiivne ja väga avatud ja nüüd ma tunnen, et ma olen juba nagu küpsem, ma ei ole enam nii avatud meelega, et ma juba tean, mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi, et väga palju on minu areng, võib-olla isiklik areng seotud ka muusikaga, nii et võib-olla sellest nagu on natuke liiga keeruline rääkida. Ja ma mõtlesin, et Eesti on ka väga-väga palju muutunud nende aastate seas. Et kui mõelda, et aastal 2006 Eesti oli Euroopa Liidus olnud ainult ju 2 aastat ja nüüd on Eesti juba justkui nagu vana tegija Euroopa Liidus ja rääkimata NATOst ja kõigest, et ma ei kujuta tegelikult praegu üldse ette, kuidas Eesti eksisteeriks ilma selle nagu võrguta, mis on loodud võib-olla välismaailmaga. Ja Eesti on ka väga palju rikkamaks saanud. Ma mäletan, et kui ma ei olnud veel Eestisse kolinud, see tähendab, et kui ma olin laps, siis mul oli nagu ettekujutus Eestist kui väga vaesest, väga haprast, pisikesest, nõrgast riigist. Ja võib-olla ma väga üllatusin, kui ma tulin Eestisse, et ei ole see üldse nii nõrk ega habras ega vaene, et siin on ikka väga suur elujõud, elutahe, inimesed elavad üldiselt nagu väga hästi ja et seda nagu muret ei ole vaja tunda, et lihtsalt üks reflektsioon selle koha pealt. Väga hea ja ma siis esitan sama küsimuse Silviale, et millal sa kolisid Eestisse ja mis sinule on seal muutunud? Ikka mingil ajal peab ise rääkima ja siis on nagu juba närvi on sees juba nii palju, aga et mina kolisin esimest korda siis aastal oli 2007 ja läksin Tartusse ja siis tahtsin seal eesti keelt õppida, sest enne ma eriti ei osanud. Ja siis korraks läksin koju ja siis tundsin sellest nii palju puudust ja siis nii olin armunud Eestisse ja siis süda alati kutsus tagasi ja siis tulin tagasi ja et aasta oli siis 2008 ja siis tegelikult ma ei oska väga palju rääkida, kuidas on Eestis, nagu üldiselt Eestis nagu elamisest, sest mina olen kogu aeg Kihnus olnud, et siis põhimõtteliselt ma kolisin kohe Kihnu. Ja siin ma olen olnud juba varsti saab 13 aastat täis. Ja päris uskumatu tegelikult mõelda, et aeg lendab tegelikult. Aga jah, et selles mõttes on väga tore nagu kogemus olnud ja ma pean nagu nõustuma Rihoga. Et ma tunnen nagu, et mul oli täpselt sama, et kui ma kolisin Kihnu, siis ma olin nagu naiivsem ja väga nagu, ma ei tea, mitte loll, aga vahepeal ma mõtlen, et võib-olla ma olin veidi nagu, et naiivne ja loll ja noor, et nüüd ma tunnen palju nagu, et rohkem enesekindlam ja täiskasvanulikum ja et siin ma avastasin siis oma armastus fotograafiaga ja sain nagu sellega hakata tegelema, mis oli minu jaoks väga nagu, et on väga suur teekond olnud. Ja siis ka nagu, et peaaegu 5 aastat tagasi alustasin siin rahvatantsurühma ja et see on ka nagu, et nüüd meil on nagu, et 2 naisrühmad ja kuigi koroona on nagu veits mõjutanud meie trennid, siis me ikka proovime, pingutame, et koos harjutada, et see on tore ja siis eelmisel tantsupeol saavutasime suur asjaga, et jõudsime esimest korda kihnlastega nagu tantsupeole. Et see oli nagu, et väga suur asi, et nojah, ma ei tea, ma lobisen ja pea ei mõtle üldsegi, sõnad lihtsalt tulevad välja, nagu okei, lähme edasi.
Okay. Kuule, Lembit, räägi meile oma Eestisse tulekust ja et kuidas elu seal on sul muutunud? No ma tulin siia siis, tuleb välja nüüd peaaegu 25 aastat tagasi ja ma kogu aeg olen märkanud, ma vanasti ikka ütlesin, no ma olen olnud siin 5 aastat ja siis ühel hetkel oli suur üllatus, nüüd ma olen olnud siin 10 aastat ja siis mingi 15 ja siis ma vahepeal ikka ütlesin, no ma ei tea, 15 ja nüüd ma just avastasin, et see on 25, et see on uskumatu. Ja mina nägin seda Eestit ka varem, siis kui oli Eesti veel Nõukogude Liidus, nagu viimastel aastatel ja siis ma tegin mõned päris huvitavad sellised fotoesseed, mustvalged fotod. Võib-olla Silvia tahab neid kunagi näha, sest et see oli väga teistmoodi ja karm maailm. Seal oli see mustvalge formaat oli perfektne, seal oli see klassikaline telefoniputka, mis on viltune, millel ripub juhe ja telefoni haake ei olnud, muidugi see oli siis, kui inimesed kasutasid neid asju. Ja siis oli see kuulus, kas oli siis, nimetati seda soomlast, kes kallistab telefoniposti, ta on liiga palju joonud, aga ta ei olnud soomlane, ta oli eestlane. Siis oli näiteks kaubamaja seal, mida tuli avama Indira Gandhi kunagi ammu selle ajal, Nõukogude ajal, seal kaubamajas oli pikk lihalett roostevabast, nagu 15-20 meetrit pikk, tühi, üks tükk halli liha seal. Kõik muu liha oli juba läinud minema, ikka kellegile anti ära oma tuttavate läbi. Riiulitel olid sellised purgid hapukapsaid, millel oli väike mustvalge pilt peal ja siis seal kapsa servast, selle purgi servast sa nägid, kuidas see nagu oli läbi tulnud ja nagu natuke seal serva peal. See oli täitsa ja siis mingid väiksed poed kuskil, tüüpiline, kõik oli hall. Tüüpiline pilt oli ukse peal, uks on kinni, on silt inventuur. Ja põhiliselt, kui siin nüüd tehtakse inventuuri õhtuti või läänemaailmas õhtuti, kui mitte poe lahtioleku aja, siis ikka oli siis poe kinni või oli avarii, mis tähendab, see poed on kinni. Selline täielikult, ütleme, dysfunktsionaalne, mis see sõna on eesti keeles, elu. Nüüd me oleme nagu sisuliselt nagu elame samas maailmas kui teised inimesed Euroopas ja võib-olla Kanadas ka. Aga nüüd mul see võrdlushetk puudub, sest et ma pole käinud Kanadas vist 24 aastat. Ma käisin üks kord ja siis ülejäänud aega ma olen lihtsalt rabelenud tööd teha kogu aeg. Olmevõitlus on üks huvitav väljendus, mida inimesed peaksid hakkama millega tutvuma. Riho siin ütles, et no, ei, siin on elu hea ja tasemel ja inimesed elavad hästi, aga vähemalt minu alal ma olen pidanud väga kõvasti töötama ja see on olnud raske. Ja alles see suvi ma võtsin esimest korda 3 nädalat puhkust. 2 nädalat ma ehitasin oma uue kuuri alust, aga vähemalt ma sain oma mõtted töölainelt ära. Aga kõik ülejäänud aega, võib-olla see on arhitektide kurb lugu igal pool maailmas. Gaby Locke on ka arhitekt või nüüd on pensionil, ma usun. Aga võib-olla ta mäletab hästi, et arhitekti au on teha 70 tundi nädalas tööd ja siis mitte teada, mismoodi oma lapsed välja paistavad, sest et nad on juba päris vanad. Aga igal juhul see oli lihtsalt väike üldine jutt. Mul on nüüd siis 2 last siin, 16 ja 18, nii et nad on juba, ma pean õppima neid tundma päris varsti enne, kui nad kolivad majast minema. No, see oli natuke liialdus, aga mu abikaasa tegeleb nendega palju rohkem. Aga ei, elu on väga huvitav. Kindlasti ma ei oleks kunagi oma arhitektuurifirma teinud Kanadas, sest et ma leidsin, et sellega on liiga palju bürokraatiat. Siin oli palju kergem seda teha, aga nüüd me oleme tasapisi jõudnud sinna järgi, kus oli enam-vähem nagu siis oli Kanadas. No, mitte täpselt, aga paljud asjad on nagu muutnud sarnasemaks. Nii et see oli, ma lõpetan seal praegu siis. Aitäh, Lembit. Ma siis lähen järgmise küsimuse juurde, mis on, miks sa läksid Eestisse ja kas oli kohe plaan sinna elama jääda? Ma siis annan sõna uuesti Riina kätte.
ma arvan, sa oled mute, Riina. Aitäh. Unmute. Olen olemas, jah. Vaata, ma sirgusin sellises peres, kus oli lihtsalt, ütleme nii, et minu pere, vanaisa oli mul Heino Jõe, kes oli paljudele väga tuntud ja kes mõjutas päris palju inimesi, päris palju noori. Et temaga koos elades, kohe üks skaut, oli kuulda skaudi häält. Et tema ja minu memm ka ja üldse mu perekond, nemad suutsid luua sellise huvi mul, täitsa loomuliku huvi, et õnneks ei olnud mingisugust survet. See kõik oli edasi antud tohutu armastusega ja väga huvitavalt ja siis juba maast madalast tekkiski mul see huvi, et kogu aeg oli side Eesti inimestega, oli kirjavahetus ja see oli niisugune orgaaniline selline areng, et kindlasti tahan minna ja siis ma läksingi, esimest korda oli juba 89, kui ma läksin, ma mäletan, et siiski esimene kord, kui ma läksin, sugulased olid vastas, ma ööbisin veel Viru hotellis, aga juba oli muidugi igati vabaduse hõng, aga ma mäletan, et mul oli üks niisugune natuke hirmuäratav hetk, kus ma tajusin mingisugune väike masendus tuli ikkagi peale ja mul tekkis niisugune väike šokk, et et äkki ma ikka ei suuda siin elada. Et niisugune väike niisugune hirmutav moment, aga see oli ainult hetkeks, sest kui juba tulin jälle 92 ja siis muidugi tuli see töövõimalus, ma töötasin Eesti õigustõlke keskuses aastal 95, sain sinna tööle. Seal oli oma jagu Kanada eestlasi. Selline Kanada ja Eesti vaheline tore koostööprojekt oli. Ja siis juba hakkas muidugi asi niimoodi minema ja mul oli see õnn, et ma olin just selles vanuses. Ma olin lõpetanud ülikooli. Just on niisugune moment, et mul ei olnud veel pere ja ma ei olnud, mul siiamaani ei ole karjääriredelit, et vahest ma leian, et see on kurb ja vahest ma leian, et see on just suur õnnistus, et ma olin nagu kõigeks avatud, armastasin kultuuri ja keelt ja seda ma teadsin, et ma siit saan ja nii ma siis siia kobisin ja siis kõik muu hakkaski nagu loomulikult nagu arenema. Et jah, läksin ju korraks tagasi, nagu ma mainisin, see oli niisugune perekondlikel põhjustel, aga siis sain aru, et kohe kui oli võimalus jälle tagasi tulla, siis kohe kobisin jälle kiiresti tagasi, et tundsin, et see on ikka õige ja kuna mul oli keel hästi suus ja perekond ka siin sugulasi, siis ma ei tundnud ennast siin võõrana. Eks ikka vahest on mõningaid hetki, kus võib-olla mingi moment oli, aga üldiselt ma kunagi ei tundnud ennast siin võõra inimesena. Ja see oli kohe pluss, et oli niisugune tagala ka kõiksugu inimesi ees, ka teisi Kanada eestlasi, kes olid juba tulnud, nagu Lembit Tork. Kuigi ma näen teda väga harva. Kuule, Riho, sama küsimus sulle, et miks sa läksid Eestisse ja kas oli kohe plaan sinna elama jääda? Sa oled võib-olla natukene katvad see, aga... No, lühike vastus on see, et ma tulin siia õppima, aga miks just nagu Eestisse ja kuidas see üldse nagu, kuidas see otsus sai langetatud? Et nüüd, kui ma mõtlen oma lapsepõlvele ja oma Kanada elule ja milline mina siis olin, no mina olin hästi ühiskonnakriitiline või mul oli üldse väga kriitiline hoiak kõige suhtes, et võib-olla liialt negatiivne olin, negatiivselt meelestatud Kanada suhtes, et väga palju asju juba üsna noorelt mind väga häirisid. Võib-olla ma ei haakunud nagu hinge tasandil mind ümbritseva ühiskonnaga või mingisugune ebakõla või dissonants oli nagu tajuda minu ja siis Kanada vahel. Mulle ei meeldinud näiteks see, et kuidas Toronto linn laieneb ja kuidas need majad lihtsalt hävitavad nagu loodust. Kui sõitad näiteks Richmond Hilli või Vaani või sealt edasi, kindlasti on see juba nagu rohkem laienenud, et see nagu väga häiris mind ja ma üldse tundsin, et ma nagu väga igatsen mingisugust autentset, ehtsat kultuuri, mida ma leidsin, et seal väga ei olnud, et Toronto natuke matkis Ameerikat, võib-olla natuke Euroopat, võib-olla mingisuguseid muid kultuure, aga midagi väga ehtsat ei ole. Ja võib-olla nüüd, kui ma mõtlen, et üldiselt võib-olla Põhja-Ameerikas on väga raske suhe oma pärismaalaste nagu pärandi ja selle kohaliku kultuuriga, et seal on hästi nagu kuidagi need asjad on hästi pingelised ja
see nagu võib-olla nagu tegi kurvaks või tegi lausa kibestunuks. Ja ma arvan, et väga loomulik oli mul Eestisse tulla elama, et see otsus ei olnud kuigi raske, sellepärast et kui ma olin Kanadas, olgugi, et ma olen Kanadas sündinud, ma olen seal ikkagi täiesti võõras kultuuriliselt, siis Eestis, ma ei ole Eestis sündinud, aga ma tunnen, nagu Riina just ütles, et ta ei tundnud ennast võõrana siin, et mina ka nagu mitte kunagi ei tundnud ennast võõrana Eestis. Et pigem ma just tundsin, et see ongi minu õige kodu ja et see kultuur, see keel, ma reaalselt armastan seda. Kuigi inglise keel on väga tore, väga ilus, suurepärane, suur kultuur, aga ma ei tea, kas see on nagu minu. Ma ei saa öelda, et see on nagu täiesti 100% minu, aga Eesti on minu nagu on õige, nagu see on minu õigus, see on minu pärand, see on minu esivanemate kultuur ja võib-olla kuna ma olen ise nagu kultuuri inimene, ma olen helilooja muusik, siis kõik see on lihtsalt ilma selleta ma ei saaks üldse ollagi muusik, ma ei saaks olla kultuuri inimene, mul ei oleks mitte millestki rääkida, kui mul ei oleks oma kultuuri. Nii et võib-olla see on see suur põhjus, miks ma otsustasin Eestisse elama jääda, on sellepärast, et kuidas ma muidu Eesti koorimuusikat saaks kirjutada, kuidas ma saaks oma identiteeti väljendada. Seda oleks väga keeruline ja väga kurb teha Eestist eemal. Need võib-olla see on nagu see kõige suurem põhjus, miks ma siia tulin elama. Aitäh, Riho. Ja kuule, Silvia, mis sina mõtled sel teemal, et miks sa läksid Eestisse ja kas oli kohe plaan sinna elama jääda? Ja ma korraks segan, et ma nägin, et chatis tuli, et Olev Maimets on ka küsinud küsimus, et kuidas siis julgestaks, et teisi väliseestlasi Eestisse kolima ja see vastus tuleb varsti, et kui jõuaksid, et natuke oodata, et siis me vastame ka selle. Aga et miks mina tulin Eestisse, see on, ma ei tea, et tegelikult kuigi ma Vancouveris olin sündinud, mina kasvasin üles Calgarys ja siis seal oli et Eesti selts oli väike ja et mina ise et väga palju ei avastanud omad Eesti juurid. Ma teadsin väiksed asjad, et kuidas öelda aitäh söögi eest ja et ma teadsin alati, et pidi olema uhke, et me oleme eestlased ja minu vanaema oli pärit Kihnust ja et vähemalt siis oli alati et ma alati teadsin sellest et Eesti kohta ja Kihnu kohta ja kõik need asjad, aga väga palju et ma ei teadnud, ma ei olnud veel avastanud omad juuri. Ja siis, kui ma kolisin pärast keskkooli tagasi Vancouverisse, ma hakkasin tegutsema rohkem seal Eesti seltsis ja näiteks laulsin kirikus ja kooris ja siis tantsisin rahvatantsurühmas seal. Ja siis oli minu jaoks see avastamine, et oh my god, kui äge Eesti kultuur on ja eriti see Eesti muusika, ma täiesti armusin sisse Eesti koorilauludesse. Ja et see oli nii armas, et ma mäletan nii tihti, et käisin kirikus ja siis kõik need vanemad inimesed seal alati rääkisid, et sa pead Eestisse kolima ja õppima eesti keelt või Eesti muusikat ja kõik asjad. Ja ma alati tundsin, et kuidagi nii uhke või nii austatud, et ma olen Eesti juurtega, kuigi ma tundsin veits nagu ma olen pettur, sest ma ei oska eesti keelt. Et kuidas ma saan nii uhke olla, aga siis eesti keelt isegi ei oska. Ja siis sealt tuli see mõte, et Tartusse minna. Ja et ma ei tea, ma lihtsalt kuidagi olin nii armunud Eestisse ja kuidagi hinge ja süda kutsus kogu aeg siia. Ja ma mäletan, et kui ma olin kodus Vancouveris, ma mäletan, ma paneks raadio Uno mängima internetist ja siis oli ka mingi vana Tallinna webcam, mis oli kunagi ja ma paneks seda kõik mõlemad mängima ja ma lihtsalt vaataks seda kogu aeg, et unistamine sellest. Ja et siis jah, see õnnestus ja tulin. Ja seda, et Kihnuse kolimisega, et kuidas see trehvas oli, olin noor ja ma kohtusin ühe Kihnu poisiga ja ma armusin temasse. Ja et seda,
kui inimesed, kes tunnevad mind, see ei tule üllatusena, et ma kolisin armastuse pärast nagu mingi väikse saarele, sest ma alati teadsin, et kui ma armastuse jaoks ma läheks maailma lõpuni ja põhimõtteliselt Jumal oli nagu, et okei, sa lähedki. Ja siis tulin siia ja hakkasin avastama siis rohkem minu Kihnu juurtest. Aga see üldsegi ei üllata mind, et ma jäingi siia elama, aga et jah, ma ei planeerinud seda, see tuli ootamatult ja eks on nagu, et seda, et lihtsalt lähen nii nagu süda kutsub, et praegu olen siin ja kuigi on vahepeal väga raske ja suurte väljakutstega, ma olen mega tänulik minu aja eest, mis mul on olnud ja selle kogemuse eest. Et vaatame, mis tuleb järgmine. Aitäh, Silvia. Ja Lembit, sa oled osaliselt võib-olla seda küsimust vastanud, aga on sul veel lisada sellele, et miks sa läksid Eestisse ja kas oli kohe plaan sinna elama jääda? Ja sa oled mute'i peal veel. Nii, et no muidugi see on nii suur küsimus, aga miks Eestisse, et see ei pruukinud juhtuda niimoodi, aga mul oli see olukord, et mu vanemad surid ühes õnnetuses just nagu ennem seda ja siis ma pärisin nagu raha neilt koos minu 2 vennaga ja õega ka ja ma olin siis põhiliselt, kui ma kolisin siia, ma olin 37, nüüd ma olen 62. Nii et see on väga ebatavaline, et umbes selles eas keegi teeb sellise suure muudatuse. Peab olema väga hea põhjus selleks. Aga mul lihtsalt langes kokku 3 asja tollel ajal, mis pärast tekkis selline võimalus. Ja see oli muidu üks, sest et siis ma võtsin ka ühe väikse reisi ümber maailma mu endise abikaasaga, Kristiinaga, võib-olla tema ka vaatab iga juht, tere. Ja me oleme ikka nagu kontaktis, vähemalt ma olen väga kontaktis mõnede tema sugulastega, kes elavad siin, kellega ma olen nagu sõbrad. Aga mitu asja juhtus ja siis lihtsalt tuli see võimalus. Ma arvan, et kui mu vanemad ei oleks surnud, siis ma oleksin tõenäoliselt ikka Kanadas. Et lihtsalt see juhtus ja teine asi, et mul oli korraga finantsiliselt vabam umbes 1 aasta, et ma ei pidanud käima tööle iga päev. Tavaline inimene ikka käib tööl, tal on karjäär, tal on kõik olemas. Põhiliselt see on võib-olla noor inimene, kes on veel võib-olla alles ülikooli minekul või midagi sellist, kes ütleb, okei, ma nüüd teen sellise otsuse. Aga ma keeran selle jutu natuke tahapoole veel, et kui mina olin ülikoolis või ennem ülikooli, minekut. Mul oli suur eksistentsiaalne küsimus sellest, kes ma tahan olla. Ja ma teadsin, et ma ei jää kanadalaseks. Tähendab, ma olen ikka kanadalane. Mind peetakse ikka siin kanadalaseks. Just ma olin ühel peol, see oli meie firma pidu. Ma olen nüüd ühes teises firmas ja päris palju rahvast ja siis me olime seal Kümblustünnis kuskil seal Taevaskoja kandis ja siis üks tüüp ütles mulle, sa oled siin 25 aastat olnud, aga su eesti keel on ikka nii vilets, nii halb aktsent on sul. No tegelikult mitte mu eesti keel on nii vilets, aga minu aktsent on nii tugev. Ja mõtlen, see läks küll hinge. Et ma arvasin, et mu aktsent ei ole kõige halvem ja ma isegi kunagi olin päris uhke selle üle, et väliseestlasena ma oskasin üsnagi hästi eesti keelt rääkida aga ju mina enam ei kuule seda, mu oma abikaasa ütleb, et tema ka ei kuule minu aktsenti, aga selge see mul on. Aga mul on muidugi oma kõnepruuk ja nii edasi. Aga ma tulin Eestisse päriselt ühe õnnetuse pärast. Ja siis ma otsustasin, et ma ikka, need samad põhjused, mida Riho siin rääkis ja mida mõlemad Riina ja Silvia on rääkinud, muidugi need juured, et kui sul on midagi, mis on erilist sinu elus, mis on nagu kingitus, kas sa lihtsalt viskad selle minema? Nagu muidugi see ei tähenda seda, et iga inimene, kellel on eestlus tähtis, peab kolima Eestisse. Aga mul oli nagu, ma ei rääkinud selle kriisi lõpuni, et kui ma olin veel isegi ennem ülikooli, ma mõtlesin, et mingil hetkel, et okei, kuna Eesti ei ole vaba,
et äkki ma hakkan soomlaseks. Ja see oli aus kaalutlus. Mu õde näiteks elas 1 aasta Soomes, kui ta oli veel vist ennem ülikooli minekut, kui ma eksin. Ja miks Soome? Sest et ma teadsin, et see on põhjakultuur, see arhitektuur on hea. Ma ei olnud isegi kindel, mida ma lähen õppima. Aga et siis ma olen nagu vähemalt sellises riigis, mis on nagu päris riik. Ja ma ei mängi eestlast kuskil Kanadas. Ma tundsin, et see asi kuidagi lõpeb kuidagi moodi. Et ma nagu vaatasin ette, kus ma olen siis 15 aastat pärast. Ja siis, kui sa oled see klassikaline superesto, keda tahetakse igasse organisatsiooni ja sa näed, kuidas need tasapisi hääbuvad, see on ka raske teema. Ja ma arvan, et see on võib-olla paljudel väliseestlastel, et see on midagi väga armsat. Seal on su juured, sa ei saa oma juuri eitada, aga mida sa sellega ette võtad? Ja siis erinevad inimesed otsustavad erinevad. Mina lihtsalt, kuidas mina otsustasin, mul ei olnud valikut. Ma lihtsalt tunnen, et see on, ja muide, kõige naljakam asi on, et ma ei pea ennast suureks patrioodiks. Ma olin suurem patrioot seal Kanadas. Tead, vabariigi aastapäev ja kõik. Tegelikult ma tahtsin olla üks average Joe in a country, kes ei mängi topeltelu. See oli üks asi. Ja nüüd ma olengi see, ma ei ole mingi suur, ma ei tea, rahvuslane, kuigi see on mulle jube tähtis tegelikult. Aga see on nagu teisel tasemel. Ja ma tegin selle otsuse ja ma olen sellega rahul. Aga muidugi see ei tähenda seda, et ja ma tean, see küsimus tuleb hiljem ja Riina on sellest rääkinud, et see jube tugev nostalgia ikka selle Toronto Eesti pere vastu, selle kogukonna tunne. Mul oli rohkem kogukonna tunnet Torontos, kui mul on siin. Aga samas ma leian, et see ei ole nii romantiseeritud ja ta on kuidagi moodi võib-olla mulle reaalse. Nii et siin on nii mitmest tahust võib seda nagu asja analüüsida. Aga ma arvan, et sellest on hetkeks kõik vist. Lebit, see on äti päris huvitav teema ja ma ise, kui sa just lõpupool rääkisid, mul tuli ka sellised, mul tuli meelde, kuidas mul on sarnased tunded olnud ja ma leian, et see on juba omaette teema, mida me võiksime tulevikus kätte võtta, sest et ma arvan, paljud meist tunnevad samamoodi. Ja mina olen siin samas, ma olen ikka Kanadas. Nii et. No, aga ma mainin ka rahvale, kui teil on küsimusi või tahate kommentaare teha, võite vabalt chati panna. Ma näen, et Peeter Reinolal on käsi püsti ja ma annan temale ka sõna, las tema räägib ka vahele siis, mida ta soovib. Et Peeter, kas saad... Tegelikult mul käsi ei olnud püsti, võib-olla ma valesti panin selle käe peale, ma panen alla, aga tervita siis. Võib-olla lämbid teised ka, aga tähendab lihtsalt see teema, et sind ikka peetakse kanadalaseks või et sa oled Kanada eestlane. Kas sooviks üldsegi prognoosida, et millal keegi, kes on väljastpoolt Eestit tulnud elama, saab päris eestlaseks? No väga hea küsimus, aga minu kommentaar oli nagu pool naljaga, et seda on ka mulle öeldud nii-öelda pool naljaga, et see ei ole päriselt, et ma ei ole nüüd päris eestlane ja mõni inimene vaatab viltu, et ma oleksin nagu Kanadas, see ei ole nii. Nad lihtsalt teavad, et ma olen nagu see tore kreeklane Kanadas, Danforthil, kes räägib ikka natuke aktsendiga ja meenutab asju oma vanast elust ja back in the old country, tead. Ja see back in the old country on juba nagu see Kanada. Aga muidugi tegelikult nad peavad mind rohkem nagu ameeriklaseks, sest et ma olen ikka Ameerika mõtted mõnes asjas ja nii edasi, aga ma saan aru, et su küsimus on pooleldi ka naljaga, aga tegelikult see ei ole, et keegi vaataks minu peale viltu selle pärast, lihtsalt tegelikult see on, ma olen väga õnnelik, ma olen see eksootiline loom siin, eks ju, me oleme
kui sul on aktsent, ma ikka ütlen, ei, ma ei taha sellest lahti saada, mida ma mängin, ma ei mängi, ma ei hakka käima mingil keelekümbluse kursustel, et võtta viimase aktsendi siit ära. Ma arvan, et see oleks vale, ma ei häbene mitte midagi. Ma arvan, see on väga tore, igaüks räägib, nagu nad räägivad ja see ainult teeb meie seltskonna rikkamaks. Kas see vastus su küsimust? Täiesti, aitäh. Okei, tore. Nii, liigume siis edasi, et järgmine küsimus mul on siin, et kas Eestisse elama minek oli nii, kuidas sa ette kujutasid, kas oli ette nägematuid raskusi? Ja ma annan sõna uuesti Riina kätte, kellel on veel müüt. Aitäh. Ma olen niisugune vaimult positiivne inimene, et kui midagi juhtubki nagu kehvasti, siis ma unustan selle kiiresti ära, mis on kuidagi ellujäämisinstinkt. Tead, ma ei oskagi nagu öelda, et mul oleks mingisuguseid probleeme olnud. Ma võib-olla, ma ei taha nüüd küsimuse eest ära põigata, aga lihtsalt sabaks veel sellele viimasele jutule, et millal inimene enam ei ole välismaalane. Mina suht hiljuti olen hakanud ütlema, et ma olen endine väliseestlane. Ja ma tean, et see väliseestlane on ka mõnedele see üldse ei meeldi, see on ka väga isiklik selline lähenemine. Umbes nagu aktsent või termin väliseestlane, mina leian, et need asjad annavad natuke tausta, et see ei ole probleem minu jaoks, et ma ei ole kunagi tulnud diskriminatsiooni, ma leian, et see avab nagu selle raamatu, et kust ma tulin ja see, kust ma tulin, ma olen uhke selle üle, et ma olen üks nendest, kes on selle suure, selle toreda kultuuri kasvandik kaugelt. Ja siis jah, ma ütlen, et endine väliseestlane, mis tähendab, et ma siis juba sellega annan mõista, et ma olen nüüd päris kaua siin olnud, aga mul on selline taust. Et see on, kuidas mina olen ennast tituleerinud. Aga küsimus oli siis, et kas on midagi rasket. Minul ei, võib-olla siin on vaata niisugused bürokraatlikud detailid. Need olid mulle Kanadas ka võõrad. Ma olen üldse natukene tõesti niisugune kultuuri inimesena veidi eluvõõras. Ma ei ole tegelenud kinnisvara asjadega näiteks enne Kanadas, aga nüüd ma olen natuke nendega siin tegelenud ja üldse mingisuguseid selliseid asju, aga ma ei oska isegi praegu näiteid teile tuua, et võib-olla kellegi teisel on midagi konkreetsemat, head või halba tuua näiteks, et minul läks nii-öelda lepase reega see kõik, aga mul läks võib-olla selles mõttes hästi. Ma tahtsin mainida veel seda, et meil oli õnn, et Eesti sai vabaks siis, kui ta sai. Et siin mina rääkisin ka, et ma olin just selles faasis oma elus, aga fakt on see, et kui Eesti oleks taasiseseisvunud 30 aastat tagasi, siis ei oleks ka, vahest ikka mõtled, et mis oleks või ei oleks, kus praegu oleks, et see oli see, mis muidugi ju oli kõikide meie õnn ja rõõm siiamaani. Väga hea ja sama küsimus sulle, Riho. Oi, mul on hea meel, et Riina vastas nii, nagu ta vastas, sest et ma ka mul on väga raske meenutada mingisuguseid üüratuid raskeid hetki või ma mäletan küll, et kui ma alguses tulin, siis mingi kohutav üksindus oli küll mul mingi hetk, võib-olla paar kuud oli selline hästi rusuv üksindus ja ma ei osanud nagu mitte midagi ette võtta ja võib-olla olin hästi palju kodune ja hästi kurb, aga ma olin õnneks ülikooli õpilane ja tänu ülikoolile sain ma väga hea võrgustiku inimesi üsna ruttu ja õnneks mulle tundub, et mind nagu ei peetud väga suureks välismaalaseks, et üks sõbranna mul oli öelnud, et kui ta mind nägi prantsuse keele tunnis, sest seal me tutvusime, siis ta ütles, et Riho, ma imetsen nagu täielik eestlane, blondid juuksed peas, aga mis keel tal on, nagu mis aktsent see võiks olla, et äkki ta on hoopis mingisugune Narva venelane, kellel on hoopis Eesti juured ja Eesti nimi, et ta ei saanud nagu üldse aru, kes ma olen, aga õnneks võib-olla see keel ka nagu läks paremaks ja aktsent vaikselt nagu võib-olla taandus ja mulle tundub, et mind nagu väga, vähemalt ma tahaks loota, et keegi
ei pea mind nagu selleks Kanada eestlaseks, vaid pigem lihtsalt Rihoks või sõbraks või mis iganes. Aga no kui Lembitule öeldi, et noh, minu meelest natuke nagu tõesti solvavalt, et mis aktsent sul on, siis ma hakkasin mõtlema, et nojah, et see on küll väga nagu minu meelest ebameeldiv asi, mida kuulda, aga siis mulle on öeldud hoopis seda, et oi, küll sa räägid hästi ja et küll su eesti keel on väga hea ja tegelikult see on ka natuke selline, et nad annavad märku, et sa ei ole päris nagu see, et ma ei usu, et eestlased omavahel kiidavad üksteise eesti keelt niimoodi, et see nagu ka annab mõista, et sa oled ikkagi natuke nagu välismaalt pärit. Aga jah, ma ei tea. Ja Silvia, sama küsimus. Kas oli mingid raskusi? No jah, et nagu, et ma ei saa öelda, et see oli kõige lihtsam, et noh, sest Kihnu oli Kihnu ongi nagu, et kõik suletud kogukond ja see kultuur on on nagu, et väga ilus ja nagu väga traditsiooniline ja see pärimuskultuur ja nagu, et tegelikult see ongi natuke selle, et üks antropoloog nagu või etnograafiline naine või pärimuskultuuri säilitaja siin Mare Mätas, tema kunagi nagu seletas mulle ja siis nagu, et see jäi meelde väga hästi, et tegelikult kui nagu, et pärimuskultuuri säilitada, et tegelikult see nõudis tegelikult seda, et nagu, et kui keegi nagu sisse rändab siia, siis ongi natuke nagu, et hoiad see ära, nagu, et muutust ei tule, nagu kuigi see võib tundma väga külm või väga nagu, et sa ei ole aktsepteeritud või midagi, tegelikult see hoiab selle kultuuri, see säilib seda ja sellest ajast, et okei, ma sain aru sellest nagu palju paremini. Ja et eks nagu, et mul oli nagu, et minu olukord, kui ma tulin siia, siis oli nagu, et veits nagu eriline, et sellepärast, et mina just hakkasin Kihnu poisiga koos olema, kuigi tal oli just lahku läinud Kihnu tüdrukuga, nii et siis ilmselt nagu muidugi, et ma saan aru, et kõik kaitsevad omad sõbrad ja mina olen täitsa võõras, et kes see tüdruk isegi on ja tuleb siis välismaalt, et natuke nagu, et naljakas, et ma ei tea, see on natuke naljakas sellest mõelda, sest see aeg ei ole üldsegi seesama enam ja ma natuke tunnen nagu, et see oli mingi film, mida ma kunagi vaatasin, sest kõik need inimesed ja mina ise oleme nagu kõik nii palju muutunud ja need ajad on muutunud nii palju. Aga tol ajal oli jah suht raske, et mul olid isegi nagu, et mõned, kes ütlesid näkku, et mina ei kuulu siia ja ma peaks koju kolima ja et see oli nagu, et alguses oli väga masendav ja väga üksildane. Aga et nagu kõik need selle sama teemaga, et kes on eestlane, kes on patriootiline ja meil on siin Kihnus see sama küsimus, et kes on kihnlane, kes on õige kihnlane ja et need asjad, et ma ei tea, nagu ma lihtsalt olin, Kihnu tähendas mulle, mis see tähendas ja ma lihtsalt proovisin kuidagi kõik selle läbi kuidagi oma teed leida või lihtsalt hakkama saama ja et ma ei oska väga palju nagu, et sellest, tegelikult ma oskan lihtsalt pea ei jõua nagu, et need mõtted kokku panna ja et see on vastik, et kohe, kui sa tead, et kaamera või midagi lindistab, siis nagu sõnad nagu lihtsalt jooksevad kokku ja pea ei tööta üldsegi. Aga et ole mureta, Silvia, sa oled sõpradega siin. Nii et... ja seda küll. Ja, ei, see on nagu väga tore, et nüüd ongi naljakas, ma ütleks seda, et kuigi need asjad, mis oli alguses rasked ja kuigi võib-olla ma vahepeal tundsin, et ma ei ole siin aktsepteeritud või midagi, tegelikult nüüd ma saan aru sellest kõigest ja kõik need rasked ajad, ma vaatan tagasi, et need olid need asjad, mis mille läbi mina kasvasin kõige tugevamaks. Ja nüüd on nagu, et kõik need samade inimestega isegi nagu, et need, kes võib-olla olid need, kes ütlesid mulle midagi,
ebaviisakalt näkku või midagi. Nüüd ma olen sõbrad nendega ja sest need inimesed ei ole need samad. Mina ei ole see sama, et see on naljakas lihtsalt, et elu kuidagi läheb oma viisi või oma tee alla ja et nagu kui sa lased selle selle tee nagu sind muuta ja kogemust sind muuta, siis ma ei tea, kõik tuleb nagu välja tegelikult hästi ja positiivselt lõpul tegelikult. Aga okei, ma pea ei tööta enam, ma panen nüüd hääletuseks. Ma annan siis Lembit tööle edasi ja sa oled ikka mute'i peal muide. Aitäh. Ma ei tea. Ma olen ka selline paadunud optimist, vaatamata minu ma ei tea, skeptilistele hoiakutele igas asjas. Aga selles mõttes, et ma nagu hästi ei mäleta halbu asju. Nagu kui nad on nii, jäävad nii minevikku, et ma ei tea. Et mulle ausalt kõik see, et mis see küsimus oli, et kuidas mul kohanemisega läks ja kas oli midagi nagu eriti halba või midagi. Raskused. Ei, no ma ütlen, et peamine raskus on olnud see raha tegimine. Et arhitekti töö on selline, ma ei soovita päriselt seda kellelegi, sest et töötatakse liiga palju tunde sellepärast, et meile see nii meeldib. Tead, ja las ma teen selle tasuta teile ära, siis ma näitan, kui hea ma olen ja siis kui ma olen nii hea ja siis te saate aru, kui andekas ma olen, siis võib-olla keegi teine võtab mind tööle ja maksab mulle palju raha. Aga niimoodi sa teed üks projekti peale teise, peale kolmanda ja peale neljanda. Mulle meenub üks Inglise maastikuarhitekt, kes võitis Inglismaal ja me teame, et neil on need English Gardens, väga suur teema Inglismaal. Ta võitis mingisuguse üle inglismaalise konkursi parim aed ja see oli väga moodne. See oli väga roheline muidugi, aga väga moodne ja kõik ja lakooniline ja minimalistlik. Ja siis küsiti temalt, et nüüd et te olete võitnud prestiise auhinna, et nüüd teil on kindlasti palju kliente ja elu on nagu lill ja pole midagi muutunud, ikka nagu enne. No, see on natuke see teema, et ma ei tea, oleks mul mingi, ma ei tea, tavaline ja muidugi ma olen nagu iseseisev arhitekt olnud, et sa pead kogu aeg leidma neid töid. Aga muidugi minu kliendid on mind kogu aeg üles otsinud ise, nii et selles mõttes on olnud hea. Aga nagu igal pool sa võitled iga penni eest ja see on olnud mul raske, ma ütlen ausalt, ja ainult hiljuti on olnud parem. No mõned ajad, ma ütlen, kuni 2008 oli väga hea, oli pidev kasv, aga siis tuli see majanduskriis, millest mõned minu Kanada tuttavad, nad on sellest kuulnud, aga see küll, nad ei märknudki seda, et me oleme kuulnud mingi credit crunch või midagi, et pangad panid, mis on kutsutud, need kraanid kinni. No siin oli seda väga tunda, mul oli nagu 4 suurt projekti, kortermajad ja kontorhooned ja siis 4 kuuga nad kõik kadusid ära. Ja see oli väga, ütleme, kinnisvara oli täielik krahh. Muidugi Ameerikas, ütleme, USA-s, seda oli ka tugevasti tunda. Kanadas vähem, sest seal see pangandussüsteem on natuke mõistlikum. Ja see on olnud minu raskus, aga see ei ole, ma ütleks, et see on Eesti asi, see on pigem sellise riigi, riik, mis püüab ennast tõestada ja kõik. Aga ma võin öelda üks asi, mis mind häirib. Kui ma hakkan mäletama, siis need on päris palju, aga üks asi on see, et siin on lastel liiga palju koolitööd. Mina tegin kõvasti koolitööd, kui ma olin laps, sest siis, kui ma sain aru, et ma suudan seda teha ja ma sain aru, et aga mu vanemad kunagi ei aitanud meid koolitööga. Ma ei mäletagi seda. Okei, võib-olla mingid 3. klassis mingisuguse asjaga. Aga siin see on nagu lapsi nagu tapetakse selle tööga. Aga muidugi Eesti poliitikud on väga uhked selle üle, et meil on nii kõrged PISA need tulemused. Eestlased on nagu geeniused ja neil on nii hea haridussüsteem ja kõik. Aga tegelikult mille arvelt? Laste vaimse tervise arvelt. Inimesed peavad olema vabad. Laps peab olema laps. Laps peab saama mängida. Mitte niimoodi, nagu mu lapsed kurtsid õpetajale, et see oli juhuslikult vene keele õpetaja, et meil lihtsalt ei ole aega, me teeme koolitööd, seda kodutööd, aga hommikust nagu kooli saabudes kodu kuni magama lähen ja nädalavahetuse ka ja siis õpetaja ütles, milleks sa arvad siis nädalavahetus on.
ja see on, ja ma näen mingisuguseid Excel-tabeleid kruttivad bürokraate seal haridusministeeriumis, kes ütlevad, kui me õpetaksime natuke rohkem, teeksime natuke rohkem tunde, siis meil lapsed on nii palju targemad ja edukamad ja siis nad löövad läbi siin maailmas, nagu see on meie au ja uhkus, aga selline asi nagu burnout ja depressioon. Ja minu lapsed, minu vanem tütar, kes on väga nagu selline tubli ja väga, nagu ma ütlen, liiga kohusetundlik. Mingil ajal ta rääkis, umbes, ma tunnen nii väsinud ja tal ei olnud sõnu selle jaoks, aga tegelikult need olid depressiooni tunnusmärgid. Ja see on kole, aga see on natuke, ma vaatan seda, et see on natuke sellise uue noore riigi lihtsalt üks häda. Aga sellest peaks rääkima. Nii et see on selliseid teemasid, aga jälle, võib-olla see on minu üks nii-öelda, mis on eesti keeles, pet peeve. Ma ei tea, mis see on. Aga sest kõige raskem asi on näha, kuidas oma lapsed näevad liiga palju vaeva. See on see kõige valusam asi. Ma lihtsalt ütlen ruttu vahele, et ma olen ka mul 18-aastane ja ma olen seda õppeasja siin Kanadas näinud ja see võib ka olla maailmas liikumine, et see press peal, et peab rohkem tegema võimalikult. Aga ma nägin, et Riina, sinul ka käed läksid õhku, kui Lembit mainis seda, et kas tahad kommenteerida natukene omalt poolt laste puhul? Ja me veetsime aasta Torontos. Just sai aasta täis, kui me oleme tagasi olnud, aga me veetsime niimoodi, et elukaaslane mul tuli ja läks, tema tegi Eestis ikkagi tööd, aga mina ja tüdrukud olime Torontos. See oli tohutu õnnistus. See oli selles mõttes kihvt, et kuna tüdrukud on Kanada kodanikud ka, kuigi nad on siin sündinud, et nad said, suht sutsti said sinna tavakoolisüsteemi. Ja see oli nendele väga, nad on väga erinevad tüdrukud, aga mõlemile lõppkokkuvõttes väga meeldis. Ja ma praegu natukene leian või tunnengi, et süütunnet pole mõtet tunda, aga kuidas see võis karuteene olla, seal oli, kuidas nüüd ütlen, see oli huvitav kogemus, see oli hästi õpetatud. Ma peaaegu mõtlen, et olles Eestis tagasi, et ma ei saagi isegi aru, kuidas nad jõuavad sinna maani, kus meie lapsed jõuavad teatud klasside lõpul, kuigi ilmselt see ei ole üldse võrdne, see on lihtsalt nagu kaks täitsa erinevat maailma. Nad mõlemad toimivad omamoodi. Aga see, et oli tõesti vähem tööd ja oli palju vähem kodutööd ja ometi said asjad tehtud ja ometi süsteem ju toimib ja lapsed lähevad ülikooli ja kõik. Kindlasti on seal mingisugused vahed. Ma olen kuulnud ka, et kui isegi vahetusüliõpilased või vanemad lapsed lähevad Eestist Kanadasse või Ameerikasse, et siis tõesti nad vaatavad et me tegime seda aastaid tagasi juba neid mingeid ülesandeid. Aga jah, me praegu oleme natuke valusalt tunneme seda koroonast rääkimata, et see niuke natuke lahedam aasta Kanadas ja siis see siia tagasi tulek oli natuke süke tohutu koorem tuli järsku peale, millega tuli uuesti hakata käima ja ma ise mõtlen ka, et kas seda tõesti on vaja, et see on kihvt, kui palju oodatakse noortelt, aga seda võiks äkki kuidagi teha 9-3 ja siis õhtul hingata. Hingata tõesti, et minna korvpalli mängima, mis iganes, aga kui juba lapsel on mingi teine huvi, siis see kodutöö, see on natuke läheb juba liiale. Ma tahaks teada, Silvia, sina oled ju kooliõpetaja, ega sina ometi ei anna liiga palju kodutööd. See ei ole sinu asi otsustada, ma saan aru, aga jah. Tegelikult ma ei ole kooliõpetaja, ma olin trehvas lihtsalt õnnestus minu jaoks, et see inglise keele õpetaja, tema läks ema maternity leave. Emapuhkus. Jah. Ja siis trehvas lihtsalt õnnelikuks, mul oli see võimalus, et ma sain siis teda asendada 2 aastat ja oh my god, mulle nii meeldis seda, kuigi kahju, et ma ei tea, kas ma olin parim õpetaja õpilastele, aga me saime väga palju praktikat, vähemalt inglise keeles, et kogu aeg suhtlesime isegi ka välistundides. Aga et ma olen alati väga meeldinud või et austanud see haridussüsteemi siin Eestis. Minu arust, ma ei tea, vähemalt, see on isiklik arvamus, aga see tundub mulle, et võrreldes Kanadas, et kuidagi tundub, et palju tõsisem siin. Mitte, et see ei ole tõsine Kanadas, aga ma tundsin kuidagi,
no eks on nagu miinused ja plussid, et vahepeal nagu, kui ma mõtlen, et siin on nagu, et vaja kõik need paberid ja kõik lähevad ülikooli või midagi, et ja mina nagu lõpetasin keskkooli ja siis nagu tegin mis iganes ja siis kohe läksin Tartusse. Et tegelikult mul ei ole see paberit ja nüüd Eestis, siis ma alati tunnen, et oh my god, kõik on nagu nii targad ja mul ei ole üldsegi selle kogemust või midagi, et nagu vahepeal ma tunnen nagu veits kadedus, et oleksin pidanud nagu, et rohkem nagu, et koolis nagu, et rohkem töö tegema või midagi, aga samas nemad kadestavad mind, kui keegi kuulab, et mina olen koolis, ma õppisin teatrit ja näitamine või õmblemist või nagu, et kõik teised nagu, et asjad, mis nagu, et siin keskoolis eriti nagu palju ei saa seda teha, siis on nagu, et väga huvitav, et eks on nagu, et kaheotsene asi, et nagu, et kuidas siis on. Ma ei tea, kas ma vastasin selle küsimus üldsegi, aga lihtsalt hakkasin lobisema ise. Ma arvan, et need on kõik huvitavad tähelepanekud. Ma ei taha sel teemal pikemalt rääkida, aga ma mäletan, ma lugesin midagi kuskil, et Soomes oli artikkel, et me ei anna lastele kodutööd. Ma ei tea, kas see vastab tõele. Lembit, Kas mul on mute või? Ei ole. Ei ole mute? Ma tahtsin just öelda 2 asja. Mulle tundub, et võib-olla Silvial ise ei ole lapsi. Või sul on? Nii see võib-olla see väike vahe, kui sa oled lapsevanem ja sa näed, kuidas nemad teevad seda, see on natuke teine, kui kõrvalt vaadata, isegi kui sa ise õpetad. Teine asi, mis ma tahtsin, oli just öelda, et see on nii huvitav, et Eestis on selline suht nagu maniakaalsus selles suhtes minu seisukohast. Okei, vabandust väga, kui võib-olla sa ei ole seda näinud, aga või teil on, Kihnu on hoopis teine koht. Tegelikult see on nagu maailmas, sellepärast, et Kihnu, my god, ma tean, on Ruhnu ja Kihnu ja me nägime neid 2 väikest saart seal, kui me õppisime Eesti täienduskoolis ja üks inimene elab seal ja ainult seal põhiliselt, nii see on väga vähe. Aga ma tahtsin öelda, et Soomes ongi selline jube teistmoodi, et seal ei anta isegi hindeid ja minu teada kuni väga, võib-olla kuni nagu selle lõpetanud selle keskkooli ja ka ei anta kodutööd. Ometigi seal on ilmselt peetakse üheks kõige õnnestumaks haridussüsteemiks maailmas ja tihti suunatakse lapsi õigesse töökohta ka nagu vocational training, et see ei ole kõik ainult ülikooli. Nagu näiteks isegi mina ütlen oma lastele, ma ei hooli. Ma tahan, et see olete õnnelik. Ja haridus on hea, aga kui see ei ole sulle, et minna kõrgkooli õppima, siis palun ära pinguta, tee midagi, mis sulle meeldib. Ja üks väga hea olla puusepp või midagi sellist, eriti kultuuris, kus seda hinnatakse, see on vägev. Ja Soomes on ilmselt asjad, Eesti võiks minu arust võtta õppust. Ma ei saa aru, miks nad ei tee seda, me oleme praktiliselt ise soomlased. Ehk on uurimistöid tehtud selle kohta Eesti võrreldes Soomega, kui mitte, siis võiks teha. Aga võib-olla liigume edasi järgmisele küsimusele, et kas inimesed Eestis käituvad sinuga teistmoodi, kui nad saavad aru, et oled mujalt. Ja me ei pea pikalt rääkima, kui me juba katnud neid teemasid, aga et mida Riina ütleb sel teemal? Vist ei ole me veel rääkinud sellest, ma olen kindel, et igal ühel on see juhtunud, et võib-olla üha vähem, sest nüüd on tulnud kõiksugu inimesi Eestisse. Aga kui alguses oli niisugune hetk või tutvustasid, et oled mujalt, siis vahest mõni inimene kohe niimoodi šokeeritult, miks sa siia tulid? Ja see oli samaaegselt nagu meile, ma arvan, kõikidele šokeerivad, aga miks ma ei peaks tulema? Et siis sa nagu saad aru sellest, et nemad ei kujuta ette, mis meie ajus toimus või meie südames seal kaugel. Ja vaat see on see, vaatad ühtepidi üle aia ja teistpidi üle aia. Et see, et ma pidin nagu seletama, miks ma tahtsin siia tulla. Võib-olla need inimesed nüüd pärast seda on saanud ka kogemust, läinud välismaale. Meie teamegi tegelikult neid inimesi, võib-olla neid noori, kes käisid Metsaülikoolis 90-ndatel, tulid Kanadasse, olid seal, said Metsaülikoolis teada, et ei, ma ikka tahan Eestisse tagasi minna ja on suurem osa kõik sutsti jälle tagasi tulnud. Näiteks ükseid olukordi on ka. Mul tuli üks asi meelde, ma ei tea, kas see haakub praegu selle küsimusega, sest siin vist ei tule küsimus, et kuidas me oleme muutunud või ma sutsan selle igal juhul vahele. Mul tuli see mõte, et ise olles suur lobamokk
ma olen õppinud Eestis olema vaikne. Et tegelikult, no me kõik teame, et eestlased on natuke olnud ironiseerinud selle niisuguse small talki üle ja üldse niisugused viisakused ja värgid, et eestlased on nagu nad on. Nad ei naerata võib-olla, kui ei ole põhjust naeratada. Nad ei ütle, et ma armastan sind, kuni tõesti on põhjus või väga kriitiline seis või mis iganes. Aga ja see vaikuse moment, et noh, see kindlasti on anekdoote, on palju anekdoote sellest, et sa võid ja soomlaste puhul ka, aga eestlaste puhul ka, et näiteks võid sõita, olla autos eestlasega, sõita temaga Tartusse ja kogu selle tee, sa ei pea mitte midagi temaga rääkima. Selle ma olen õppinud ära siin, kuigi praegu ei ole seda näha minu käitumisest. Ma oskan olla vaikne. Ei pea kogu aeg täitma seda tühimikku mingisuguse jutuga, kui ei ole vaja seda teha. Ja minu meelest see näitab tegelikult, ma ei tea, no eks selleks on palju põhjusi, aga see on mingisugune hingerahu, mis siinsetel inimestel tegelikult on. Jah, nad on ehedad kuidagi. Ja see on minule igal juhul hästi mõjunud. Lihtsalt tuli siuke mõte, et Riho, soovid lisada, et kas inimesed Eestis käituvad sinuga teistmoodi, kui nad saavad aru, et oled mujalt? Mulle tundub, et väga mitte, sellepärast, et ma räägiks natuke muusikuks olemisest, et Eestis on üldse võib-olla erinevaid kultuuriringkondi, mis iseenesest moodustavad siis nagu suletud väikest ühiskonda ja no nagu salaselts või selline nagu väike nagu mikroühiskond ja võib-olla muusikud on ka kindlasti üks mikroühiskond Eestis, kõik tunnevad kõiki ja enam ei, väga selline sina tuttav või sa oled nagu väga tunned neid inimesi võib-olla paremini või isegi nad teavad sind, isegi kui nad ei ole sind isiklikult nagu sinuga tutvunud. Et minusse vist väga ei suhtuta Kanada eestlasena, pigem lihtsalt ja ma ei saaks öelda, ma loodan, et mitte ausalt öeldes, et ei suhtuta Kanada eestlasena, pigem lihtsalt Rihona. Aga jaa, ma olen Riinaga täiesti nõus, et Eesti suhtlusstiilis ei ole vaja võib-olla nii palju maneere või nii palju žeste kasutada ja võib-olla nii palju nagu hääle intonatsiooni kasutada kui Kanada või Põhja-Ameerika suhtlusstiilis. Et need suhtlusstiilid ongi tõesti väga erinevad. Ja mulle tundub, et Eestis hinnatakse nagu tõesti seda ehtsust, ausust, konkreetsust rohkem kui Kanadas. Et Kanadas võib-olla me oleme väga tundlikud ja me üritame hästi korrektsed ja võib-olla hästi tundlikult ennast väljendada, et mitte kedagi solvata, et see on nagu võib-olla kogu aeg nagu peas, et kuidas väljendada ennast niimoodi, et kedagi mitte solvata. Kuigi võib-olla Eestis on ka see komme, aga siin tõesti hinnatakse seda konkreetsust ja ausust rohkem, mulle tundub. Ja ma tunnen, et ma olen ise inimesena väga eestistunud selles, et ma näen, et minu suhtlusstiil on muutunud enda aastate jooksul ka. Ja Silvia? Ma nagu, et kõigepealt ma lisan natuke või nagu, et jätkun selle sama nagu, et teemaga, et ma olen nõus, et vahepeal see ongi nagu, et naljakas, et need kultuurilised erinevused lihtsalt suhtlemisstiilidega on nagu, et nii huvitavad ja ei saa öelda, et nagu üks on õige või vale või midagi, et lihtsalt oleneb, mis sobib nagu inimesele. Aga vahepeal on jah, et nagu vahepeal ma tunnen, et nagu eestlased saavad nii külmad olla või nagu, et vahepeal nagu, et kiibestunud või vihased või midagi, mina ise ka. Ja siis nagu, et aga samas vahepeal, kui ma lähen koju ja siis ma olen seal, siis ma tunnen nagu selline vahepeal ka selle nagu üle
sõbralikkus ja nagu, et vahepeal on nagu, et ahah, okei, ja me nagu, et mingi nagu, ma ei tea, poe järjekorras ja nagu, et naine hakkab, ma ei tea, nagu, et mõtlema, et hakkate nagu parimad sõbrad olema või midagi, et wow, chill lady, et nagu, et ma just kohtusin sinuga, et vahepeal nagu, et nüüd ma tunnen see samamoodi nagu vastupidi, et no me saame ka vaiksed olla või me saame lihtsalt viisakad olla ja nagu, et vahepeal on jah, see nagu ausus ja siiras, et jah, sest nagu vahepeal see Kanadas, et nagu võib tundma nagu inimesed on mis on see kahe nägulisi või nagu, et noh, et nagu, et two-faced vahepeal, et ei tea tegelikult, et nagu kas see inimene päriselt tundub niimoodi või mitte, et aga samas nagu, et Eestis on nagu, et kui eestlane ütleb sulle, et ta armastab sind, siis sa tõesti usud, et ta armastab sind, sest muidu ta ei ütleks seda üldsegi välja. Et noh, huvitav jah, need nagu suhtlemiserinevused, et aga jah, et nagu ma ei tea, nagu mul endal nagu, et vahepeal raskus sellega, sest ma ise olen väga-väga nagu avatud inimene ja väga emotsionaalne inimene ja et see on nagu see minu jaoks on vahepeal raske, sest ma tunnen nagu, et eriti nagu, et Kihnus, kui on nagu, et võib tunda nagu, et väga üksildane, et kui ei ole nagu, et teised ei ole nii avatud oma emotsioonidega, see ei tähenda, et neil ei ole need samad tundeid või neil ei ole seda üldsegi need mõtted, aga kuna see ei ole nagu väljendatud, siis mina lihtsalt võtan seda nagu, et ei ole nii. Igatahes ma lähen nagu selle küsimusele, et ei ole väga palju õnneks nagu noh, näiteks halvasti keitunud minuga, et kui nad saavad teada, pigem on siin, et siis keegi küsib, et sul on väga huvitav aktsent, kas sa oled soomlane, et ei, ma olen pärit Kanadas. Kanadas, mis asja, mida sa teed Kihnust päriselt, sa oled Kihnust nagu aasta ringi. Ja nagu pigem on, ma saan aru, et see on väga veider, mis inimene nagu kanadalane teeb, nagu, et kolib siia väikse saarele või midagi. Aga see on suht pigem nagu, et alati naljakas, et kõigil on, et nagu selles mõttes on nagu toredad kogemused sellest, et jah. Väga hea. Ma lihtsalt mainin enne, kui annan Lembitule sama küsimuse, et teil on võib-olla huvitav teada, et meil on kaasas siin kuulamas meiega 51 inimest, mis on päris hea arv ja ma lihtsalt mainin, et Olev on küsimuse siia esitanud ja see küsimus kattub ühe küsimusega, mis mul on tulemas, nii et ma lihtsalt annan Olevile märku, et ma ei ole teda ära unustanud, nii et küsimus tuleb. Aga veel kord ma annan Lembitule, et kas inimesed käituvad sinuga teistmoodi? Ma arvan, et mitte. Ja kui midagi, kui keegi saab, mul oli täpselt sama reaktsioon minu suhtes, nagu Silvia ütles, et nad ütlevad, mõned inimesed, kes ei tunne mind, nad kuulevad, näiteks ma olin kuskil festivalil ja tellin endale ühe õlle seal õlleputkas ja siis on pikk järjekord või grilli või midagi ja siis keegi hakkab minuga kohe soome keeles rääkima. Ja siis ma naeratan ja ütlen, et hey, that's great, but I don't speak Chinese. Et ma ei ole soomane, et see on tavaline, et nad ei ütle kanadane, aga üldiselt inimesed reageerivad positiivselt, neile see meeldib. Aga mis juttu sellest, et kuivõrd meie just need žestid ja kõnelemine on erinev, see on alati huvitav ja ma arvan, et ma enam ei tea, sest et ma olen nii kaua siin olnud, aga ma ükskord käisin Soomes ja olin hommikul õues kuskil tänaval ja oli väga vähe inimesi seal, keegi läks mööda koeraga ja siis ta tervitas mind ja siis mõtlesin, see on imelik. Siis mõtlesin, aga ma mäletan, nad tegid seda Vancouveris ka, kui ma käisin oma vennal külas ükskord ja hei, no mis tegid seda Kanadas ka. Aga eestlane, kui kaks eestlat, kes ei tunne üksteist võõrast inimest, üksinda kõnnivad kuskil pargis üksteisest, keegi ei ütle tere, see oleks imelik, aga seda ma ei märka enam ja muidugi liftis sa ei ütle midagi, sa ütle tere kellelegi, see oleks imelik. Aga mul on siiski üks väike naljakas jutt selle kohta, üks anekdoot. Ja see on tegemist sellega, ma ükskord vaatasin telekat ja siin oli selline sari, et
world's most dangerous men. Ja siis see tüüp intervjueeris selliseid vanu mafioososid ja sellel oli juhuslikult üks vana inglane pargis istusid ja siis ta oli kunagi peetud üheks maailma kõige ohtlikumaks meheks. Mida ta tegi? Ta smugeldas uimasteid ja ta oli üks esimesi seda teha kunagi 60-ndatel. Ta tõi oma väikse purjakaga kuskilt Euroopast uimasteid, ma ei tea, kas see oli heroiin või mis see oli siis Inglismaale. Ja siis ta rääkis sellist asja, et ta tegi äri üle maailma, aga ainus koht, kus ta ei saanud teha äri, oli Ameerikas. Nüüd ma mõtlen, ma ütleksin siis nagu Põhja-Ameerikas, sest et me oleme küllaltki sarnased kanadalastena, kes me siin veame ennast ikka kanadalasteks nagu ameeriklastega. Ja ta ütles, ta ei saanud teha äri ameeriklastega ja küsiti, miks. Ta ütles, tema meetod oli see, et alati läks kohalikus linnas, kus ta tahtis teha äri, leidis ühe baari, kus oli tuntud, et see on kurjategijad käivad seal, sellised kahtlased tüübid ja siis ta leiab kedagi, keda ta saab usaldada, et ta saab siis teha nendega äri. Ja siis sellest ta leiab oma võrgustiku, ta müüb maha need uimastid ja nii edasi. Aga siis ta ütles, ta ei saanud seda teha Ameerikas, sest et kõik on näitlejad. See on nagu väike jutt, et sa näitled, sa räägid asju, mida sa ootad, inimene tahab kuulda või huumor on nii tähtis. Vaata, presidendid teevad nalja, Bill Clinton mängis saksofoni, tead, kõik peavad olema meeldivad ja nii edasi. Aga Eestis seda ei ole. See, mida Riho ka rääkis sellest konkreetsust peetakse, mina olen jube suur lobang muidugi, et kõige hullem asi on minuga koos autoga kuskile sõita pika reisi peale, sest et siis te tahate teada kõik maailma vandenõuteooriad ja miks nad on valed või miks nad on õiged ja nii edasi. Ma ei soovita seda mitte kellegile. Aga üldiselt siin peetakse konkreetsust väga õigeks ja üleliigsed emotsioonid on nagu, peetakse nagu kahtlaseks. Aga me tulimegi ühest maailma kohast, kus see on see väga vastupidine, et seal ikka see enesetunnete avaldamine ja teha kindlaks, et sa oled kõikidega nagu sõber ja kõikidega naljamees, eks ju, see on väga tähtis. Siin ei ole nii. Kuigi siin on väga jutukaid inimesi ja väga lõbusaid inimesi, absoluutselt, aga natuke vähem. Aga mul on veel 3 küsimust järel, et võib-olla proovime vähe lühemalt vastata. Seda tihti öeldakse just peale, kui mina olen rääkinud. Ma olen märkanud seda oma elus, aga olgu, pole midagi. Ma vaatan, et kell tiksub ja et ma ei taha inimesi ei taha liiga pikale lasta minna. Nii et järgmine küsimus on, et kas sul on kogemusi jagada nii häid või halbu? Ja Riina, mis sa ütled? Me siin kõik filosofeerime lilledest, liblikatest, emotsioonidest. Maimu tahab konkreetseid asju teada. Eks kui siia tuled ja sul ei ole tuttavaid, sul ei ole sugulasi. Ma tean, et ma olen kuulnud, on inimesi, kes võib-olla ei ole siiamaani Eestis käinud külas, sest neil ei ole neid sugulasi. Eks nemad on alati kasulikud, et selles mõttes, aga ma ei tea, tänapäeva Eestis on igal pool need abiasjad on olemas. Võib-olla tõesti vahepeal või mingi aeg ei olnud, kui me alguses tulime. Minu meelest igalt poolt saab nüüd nõu, ma kuulsin, et isegi kooli asjade suhtes on igasugused nõud. Et selles suhtes, et ma ei oska midagi öelda selles kohta praegu. Saa minult, mida sa tahad. Ma tahtsin hoopis midagi muud küsida hästi kiiresti. Kas panelistid, kas teil on ka see moment, et kui te küsite küsimust eesti keeles, et see küsimus läheb lõpuks see intonatsioon ikkagi ülesse või kas te surute selle alla? Kas te olete suutnud seda alla suruda või teete seda meelega? See on minu meelest kõige enam nagu minu äi kogu aeg rahu tema põrmule kiusas mind. Kas sa siis seda ei taha? Kas sa sööma tuled? Et kogu aeg nagu, ja see on üks asi, mida mina isiklikult olen proovinud teadlikult, ega ma kogu aeg ei pea seda meeles, et see on nagu üks nii-öelda reetev moment jutustamisest.
et ma ei tea, kas sa märganud või mitte, aga see on selline asi, no on või kui tahad, siis surud maha. Ma võin öelda, et mina olen ise võitlenud sellega ja ma usun, et ma olen suutnud selle ära õppida, aga ma usun, et on momente, kus ma lihtsalt unustan enda ja läheb ikka üles, nii et nii ta on. Aga kuidas, Riho, mis sa ütled sellele? On see midagi veel, mida sa tahad jagada meiega? Väga huvitav, ma ei ole teadvustanud seda küsimuse intonatsiooni tegelikult, aga peab proovima. Nüüd, kui ma küsin küsimuse, siis see oleks väga nagu fake, väga võlts, kui ma praegu nagu proovin küsimust esitada. Kas mul on mingeid kogemusi jagada? Tegelikult see on nagu nii lai küsimus, et ma ei tea, kust alustada. Aga ma mõtlesin üks päev, et see, kuidas mina tulin Eestisse elama, oli läbi ülikooli ja Silvia samuti. Ja mulle tundub, et see on väga hea võimalus noortel välismaa eestlastel asuda Eestisse elama, sellepärast et Eestis oleks nagu väga raske ja väga kurb elada, kui mul ei oleks sõpru, kui mul ei oleks inimesi, võrgustikku ja ülikool on selleks nagu ideaalne, et leida oma inimesi, leida oma sõprusringkond. Et ma arvan, et see oleks nagu väga-väga hea, kui noored välismaa eestlased kaaluksid seda väga tõsiselt tulla Eestisse õppima ülikooli. Väga hea. Ma õieti poetan kiirelt siia küsimuse vahele ja ma usun, ma suudan teha, et Maiki Andre Lupp soovib sõna, ma annan temale ka sõna, loodetavasti ma ütlesin nüüd. Tere, Maiki! Tere lembid! Ja Riina, minu on Ehatares puhkekodus Torontos ja kohe üle koridori Riina emast. Nii ma näen Riina emad kogu aeg, viin talle lilli ja võtan fotosi ja saadan edasi. Ja, kuule, mina olen olnud mitukümmend aastat keeleõpetaja, inglise keele kui võõrkeeleõpetaja ja mind on väga huvitav teil kuulda, mitte ainult sisu poolest, aga kui me räägime aktsentidest. Et fakt on see, et mul võib tulla 2 õpilast Hiinast või ükskõik kus kohast. Üks on 14, üks on 19. 14-aastane kaotab oma aktsendi, kuna ta ikka kasvab ja ta kurk ikka kasvab. Aga 19-aastane, kes enam ei kasva, temal on eluaeg seesama aktsent olemas. Nii et aktsendid, mis teil praegu on, pole mõtet minna mingi klassi või midagi muud. Rihol, ma arvan, on kõige vähem mõju, kuna ta läks suhteliselt noorelt Eestisse. Aga ma ei tea, Riho, kas sa füüsiliselt ikkagi kasvasid pikemaks. Mitte sa praegu, ma ei saa aru, kui pikk sa oled, Riho. Aga see on väga huvitav, sest isegi 20-aastane, kes ikkagi kasvab, võib oma aktsendi kaotada. Aitäh, Maiki, selle tähelepaneku eest, et midagi, millele mõelda, et mingil hetkel me lihtsalt ei saa enam neist aktsentidest lahti. Ja no need, kes meie vanemad, kes siia tulid, küll need ka proovisid, aga ei tööta. See nii vist ei lähe. Et kus meil nüüd järg oli, et mul oli kogemuste küsimus ja ma annan sõna minu arust Silvia, ma ei ole veel sinu käest küsinud vist. Ja, ikka on mingi halb või häid kogemusi, et see on elu. See ei oleks ükskõik, kus sa oled, kas Eestis, Kihnus, Uus-Meremaal või Kanadas, Ameerikas. See ongi nagu, see on üks osa elust. Ja isegi kõik need nagu halvaid kogemusi, alati on halvas midagi head.
et tegelikult sa alati kasvad sellest või arendad sellest või nagu saad mingi õppetunde, et okei, niimoodi ma ei tee enam või alati mingi, ega see ei lähe raiska nagu, et see aeg või midagi, aga see on lihtsalt nagu teekond läbi minemine, et võtta need kogemused ja isegi need rasked ajad Eestis, mis võib tulema, kui näiteks, kui sul ei ole nagu, et väga tugev, kui ma mõtlen, et kui nagu, et keegi tuleks siia nagu, et koliks kas õpilasena või tahab lihtsalt Eestis olla ja siis tuleb ja kolib siia. Et kõik need üksildased ajad, kui sul ei ole see nagu, et tugev seltskond või tugev nagu selle toetust kuskilt nagu tunned nagu üksildane. Tegelikult kuigi see sel ajal võib tundma nagu kõige halvem ja kurvam, ma ütleks, et see on nagu kõige parim aeg, et sa saad nagu, et endaga nagu, sa saad endaga sõbrad kõige rohkem ja siis sa kasvad selle nagu tugisüsteemi sinu enda sees, nii et ükskõik, kes tuleb, siis pärast sul on alati seda olemas. Et tuleb nii nagu tuleb, aga ei ole nagu otseselt mingi nagu halvaid või head kogemusi, et lihtsalt on elu, on seiklus. Ja Lembit, sulle sama küsimus. Sul on ikka minut. Ma kogu aeg kahtlustan, et keegi paneb mulle minut peale, aga see oli, ma ise tegin seda. Ei, mis see küsimus oli, et kas on mingid halbu asju olnud? Ei, et kas sul on mingi kogemusi jagada, mis võivad head või halvad olla, aga on sul mingi kogemus, mida sa tahaksid veel jagada? Ma mõtlen selle peale niimoodi, et võib-olla see jutt on huvitav inimestele, kes võib-olla veel kaaluvad seda, kas tulla Eestisse, eriti noored inimesed, et ma teeksin seda igal juhul. Paljud inimesed on tulnud siia, kes ei oska üldsegi eesti keelt ja siis õpivad seda varsti ära. Ja ainus paha asi on, et sa loodad õppida inglise keelt või eesti keelt, aga siis kõik teised tahavad sinuga inglise keelt rääkida. Nii et sest, et nad saaksid oma inglise keelt harjutada. Aga tegelikult inimeste inglise keel on väga hea üldiselt, sest kõik see populaarfilmid ja kõik suurem jagu neist on inglise keeles. Nii et on siin inimesi, kes sa ütled, kus sa oled käinud, et sa oskad nii hästi inglise keelt. No ta on lihtsalt filme näinud. Aga võib-olla see on teatud inimese talent ka, et ta oskab seda teha. Aga Eesti on huvitav koht. Mina soovitan kõikidele tulla siia elama mingiks ajaks ja proovida vaadata äkki. Aga muidugi, ja see tunne, et tõesti, juured, see on see kõige tähtsam. Et kas sa jääd siia või lähed tagasi, on inimesed üldiselt alati tunnevad suurt positiivsust. Ma nüüd küsiksin hoopis teistsuguse küsimuse, et kas tunned puudus Kanadast ja elust Kanadas ja kui jah, siis millest? Ja Riina, mis sina ütled selle kohta? Minul on olnud see õnn, või tähendab meie perel, et me oleme peaaegu iga aasta käinud Torontos. Ja ma saan aru, et see on tegelikult väga imeline. See on tänu minu emale ja minu tädile, kes on toetanud meie tüdrukute lennupileteid ja niimoodi, sest nad muidu me ei näeks, eks ole, et see on niisugune perekondlik ettevõtmine, aga tänu sellele tõesti tüdrukud, võib-olla tänu sellele oligi Kanadasse või Torontos kooliminek ka nendele lihtsam, kuigi me kodus inglise keelt ei räägi, et nad olid nii palju Kanadat tunnetanud. Nii et selles mõttes, praegu on mul küll juba igatsus, ma aasta aega tagasi tulin Kanadast ja ma tunnen, mul on näiteks see, mul käivad kogu aeg pildid, mul on mingid hetked, ma ütleksin, et see on juba nii minu sees, et ma ei saagi sellest aru. Täna Rimis mul oli tunne, et ma olin Huntsville'i Loblawsis. No muidugi mõni hetk on see palju konkreetsem kui teine, mõtledki, et oot, kas mul on mingi melanhoolia hetk, et kas ma vajan kellegiga rääkida, tunnen millegist puudust, tohutu laks tuleb. See pole alati muidugi kurbusega seotud, see on tihti lihtsalt kogu aeg mingid filmid käivad ühtepidi teistpidi. Kui oled Kanadas, siis näed Eestit, kui oled Eestit, siis näed Kanadas. Mu tütar ütles, et tema näeb Kanada kooli unes väga tihti.
Ühesõnaga aga jah, kuna ma ei ole kunagi väga-väga kaugel, ma olen ikka otsustanud, et ma jään siia. Mulle meeldib see, et mul on hinges see rahu, et me tegime oma Kanada aastasel ära ka, see ei olnud just kõige õnnestunum aasta, sest oli COVID ja hullumeelsus, mis selle kõige kaasa tuli, aga see oli ka omamoodi, meelde jääv. Oli nagu oli, saime sellest läbi. Et jah, et ma olen otsustanud, et mulle meeldib siin, minule sobib siin paremini, aga ma väga armastan Kanadat ja ma olen alati tänulik kõige eest, mis Kanada ja Kanada koolisüsteem on mulle andnud. Et selles mõttes, aga ma lisaksin ka viimasele küsimusele veel väikse pöörde tagasi, et kindlasti kõik, eriti noored, aga kõik, kes on kunagi natuke mõelnud, et nad tahavad tulla, mina ütlen ka, et tulge, et midagi nagu kaotada ei ole, midagi karta ei ole, kui tekib see äratundmine ja meeldib, siis on tore, aga see ei pea ka tekkima, kui see ei sobi sulle, siis ei pea, aga proovida oleks ikka, sest siis siin võib tulla mingisugune väga suur äratundmine, mis midagi, mis kõlab sinu hinges ja lähebki su elu edasi teist rada pidi väga õnnelikult ja et tuleb olla julge. Aitäh, Riina ja Riho, millest sa tunned puudus, kui sa üldse tunned Kanada suhtes? Jutt käis nüüd nagu unenägudest ja ma väga tihti enamjaolt näen und oma lapsepõlve kodust Don Millsis ja siis on alati natuke imelik üles ärgata ja jälle nagu mõista, et kus ma praegu nüüd olen ja oi issand, ma ei ole enam koolilaps, ma olen nüüd Eestis täiskasvanud inimene. Et selline väga suur, tegelikult mul on väga suur nostalgia just oma lapsepõlve kodu suhtes, sest et võib-olla tõesti laps olla on väga tore ja mängid oma aias ja aedvilja peenrast võtad, nopid tomateid või mis iganes, et see on nagu väga selline helge mälestus. Aga üleüldiselt ma pean tunnistama, et ma igatse Kanadat, nagu Kanada pärast, et ma olen nagu väga selgelt otsustanud endale, et Eesti on mulle nagu kõige sobivam elukoht. Ma mäletan üliõpilasena siin lihtsalt mõnikord üksi kõndides vanalinnas ja vaatasin, kuidas Eesti lipp lehvib või et sinine taevas või mis iganes, et täiesti võib-olla nagu, et see on realiseerunud unistus, et ma võin Eestis elada. Ja see emotsioon on tõesti nagu olnud nii tugev ja et mind ümbritsevad eestikeelsed inimesed ja et ma tunnen võib-olla väga sügaval tasandil kuuluvustunnet. Ma olen isegi mõelnud sellele, et Eesti on koht, kus inimesed peavad väga tähtsaks külastada oma esivanemate hauaplatsi, käia surnuaial. See on tegelikult tohutult suur luksus, kui mõelda, et inimene, kes on pagulane, ei saa oma esivanemate haual käia. Võib-olla mõni põlvkond tagasi, aga mitte nagu kaugesse minevikku ei saa minna. Et see juurte, ligipääs oma enda juurtele on asi, mida ma pean lihtsalt niivõrd kalliks, et see on jah, et ma tunnen ennast ikka väga privilegeerituna, et ma saan Eestis elada ja olla eestlane. Ja Silvia, mis sa ütled Kanada suhtes? Kindlasti on nagu, kindlasti okei nagu Vancouverist, et vahepeal ma tunnen puudust, need mägesid või see ookean või midagi, aga samas Kihnus, mul on meri minu ümber, nii et siis selles mõttes, et vesi on vähemalt lähedal, aga ja siis ka nagu see nostalgialised asjad, näiteks vanaemamaa või see Eesti kirik või meie nagu, et see Vancouveri Eesti sealt ja see rahvast, aga muidu on nagu, et tegelikult Kanadaga ei ole nagu jõhkralt palju, mida ma tunnen, et on vaja mu elus, aga lihtsalt perest, see on ainult perest, et minul on nagu, et veits nagu, et kahju, et mul ei õnnestu väga tihti nagu, et kodus käia ja nagu minu pere, õdesid ja mu vend ja nagu ema ja kahjuks nagu isa just lahkus ja vanaema ka,
et nemad on mu parimad sõbrad ja nad olid terve eluaega olid ja kuidagi alati siin ma tunnen nagu ma olen pool inimene kuidagi, et sest nemad ei ole nagu, et minu ümber, et kui nemad oleks siin, ma elaks siin igavesti, ma tean seda, aga see on just nagu, et tunneks lihtsalt neist kõige rohkem puudust. Ja Lembit? Sul on veel mute? No jälle mutisid nii, et mulle see on kõik üks suur unenägu, see terve elu, et kunagi ma olin Kanadas ja nüüd ma olen Eestis ja nii palju aega on möödunud, et on nii raske midagi öelda, aga kindlasti oli, ma ütlen, et mul oli rohkem sõpru Kanadas kui siin. Võib-olla need lapsepõlve sõbrad, et selles mõttes, et ma vanasti mängisin iga reede õhtul paari sõbraga nooli, Mark Evertiga ja tema vennaga ja Arno Kiinaspeaga ja siis me seal jõime oma joogikesi ja meil oli meeskonnad ja see oli selline vaba aja tegevus, mis oli lihtsalt nii mõnus, mida sai ainult teha mõned sõpradega ja meil mängis väga hea muusika ka, see oli siis Toomase maja keldris seal, mitte Don Millsis, seal kohe, mis oli seal Scarborough's, just piiri pea, me elasime ka Don Millsis. Ja see on asendamatu, mul ei ole sellist sõpruskonda tekkinud ja ma ei usu, et tekkinud. Nüüd minu kõige parem sõber on minu abikaasa päriselt ja mu oma pere, aga mulle meeldiks natuke rohkem aega veeta oma perega. Võib-olla tulevikus saab, nagu siis, kui mu lapsed on välja kolinud. Ei, no lihtsalt, et ma teen nii palju, ma töötan liiga palju. Ja muidugi mu oma vend, kes elab Vancouveris, Arne ja siis Viive, kes elab Torontos, et see on kõik tundub kuidagi üks sujuv unenägu, üks meri, üks vesi, kus ma kunagi olin ja nüüd ma olen siin. Ja ma ei ole käinud tagasi, mul lihtsalt ei ole piisavalt raha olnud selleks. See pidev lendamine, mida mõned inimesed teevad, ma ei tea, kust nad saavad oma stipendiumid. Aga või mis panka nad on röövinud, tead, või näiteks mul läheb hästi siin Eestis nüüd, ma elan oma majas ja nii edasi, aga ikka see on midagi muud. Aga muidugi ma ütlen, et see suur teema, mis siit võiks tulla välja üks teine kord, on see, et kuivõrd oli teistmoodi see elu. Nagu vaatan, et teised kuulajad siin on tegelikult kõik natuke nooremad ja no ütleme niimoodi, et mu vend Hillar, kes nüüd elab siis Eestis ja Brüsselis, on ka teinud tähelepaneku, et me kasvasime üles väga privilegeeritud ajal Don Millsis, sellises ühiskonnas, mis oli pidevalt, kus oli nagu heaolu ühiskond ja oli siis ka majanduslikult hea. Need olid buumiaastad kogu aeg. Ja need koolid, mis olid täis lapsi ja kõik oli teistmoodi, et ma olen kurtnud seda, et ma ei ole suutnud oma lastele pakkuda nii vahetusrikast ja head elu, kui minu vanemad suutsid mulle pakkuda Torontos. Ja ma tõesti tunnen selle suhtes sellist süümekat või sellist nagu regret, et mis minu elu, ma olen nagu mingi loser kuidagi moodi. Aga mu vend ütleb, et aga ta ei sõnasta seda samuti, aga et see Toronto elu seal väliseestlaste seas oli midagi väga eriskummalist, mida juhtub kord, ma ei tea, paari sajandi tagant. Meil oli just see kogukonna tunne, mis oli nii tähtis, mida paljud inimesed ei tunne. Võib-olla Riho tunneb seda oma muusikute seas ja mõni teine inimene kuskil Kihnu saarel, kus on ka jälle kogukond, aga siin Tallinnas mul ei ole seda kogukonna tunnet nii palju. Kui tulevad need laulupeod ja me kõik laulame seal, siis see tunne on kõige tugevam. Aga üldiselt, ma ei kurda. Ma tunnen, et ma olen astunud nagu reaalsusesse. Ja meil on kõikidele erinevad reaalsused. Ja see on see reaalsus, mida mina olen valinud.
keegi teine valib teise. Peaasi, et sa saad ise vabatahtlikult seda valida ja keegi ei sunni seda sulle peale. Nii et mul on lihtsalt väga ilusad mälestused oma Kanada elust. Aga nagu ma ütlen, need ajad ei tule tagasi. No võivad tulla mingi teise põlvkonna juures ja jälle erinevat viisi ja maailm niikuinii muutub. Aga ega ma olen õnnelik selle üle, et mul on tore ja õnnelik perekond siin Eestis. Nii, aitäh hea küsimuse eest. Ja nüüd ongi meil viimane küsimus käsil, mis haakub Olevi küsimusega, et temal täpsemalt, las ma vaatan, mis tal oli, et kas ja kuidas sa julgustaksid teisi väliseesti ja tal on sul jutumärkides väliseestlasi Eestisse kolima või vähemalt selle peale mõtlema. Ja minu küsimus on enam-vähem sama, mis ma teile juba varem kätte andsin, et kas on nõu anda neile, kes sooviksid Eestisse elama tulla? Ja ma annan sõna Riinale. Vaat ma ei oska muud kosta, kui jälle see samu, et ole julge ja ära muretse oma keele pärast, ära absoluutselt keele pärast muretse, kui on natukenegi tahtmist tulla, siis tule. Ja ma ei tea, see võib-olla ei ole kõige suurem tarkus, aga ta on siiras tarkus. Et nagu siin oli varem juttu, et võib-olla sa pead seda kogema, vaata, sa ei saa seda ette kujutada. Et nagu öeldud, väliseestlus on väga tore ja see pani tohutu aluse ja lugupidamise ja selle ühtekuuluvustunde ja see kõik nagu mingil määral jätkub siin, aga see on teistsugune. Et kui sul läheb korda see, mõjub hästi see, nagu Riho ütles, see, et esivanemad on lähedal, et see kultuur on igal pool lähedal, eks ole, no mitte ainult kultuur, sa võid olla ka tehnoloogia või mis iganes, Eestis on ju nii palju valdkondi, minul isiklikult on see kultuur ja see keel, mis mind toidab, mis mind inspireerib ja mind toidab ja mind nagu hoiabki minu hinge õnnelikuna. Aga igalühel on erinevalt need nii-öelda päästikud, aga ma arvan, et Eestis võib igasuguseid elusid elada selles Eesti kontekstis ja olla õnnelik, olla vanasti ju, ikka siiamaani võib-olla ka räägitakse, et võib-olla need, kes Eestisse tulid, tahavad olla suured konnad väikses tiigis. Aga olgem ausad, see võimalus on siin olemas, see on üks pluss, eks ole, et see on väike ühiskond, see on väike, seetõttu ta on mugav ja armas ja turvaline ja kui sa tahad välja paista, sa pole mitte nii kergesti kui Torontos, aga sa võid, aga et jah, et see võimalus võib-olla tõesti mängida natuke suurt konna. See on privileeg, see on õnn, see on võimalik siin. Miks siis mitte? Ükskõik, mis vallas sa ka ei tööta. Me teame, et on vaja neid inimesi ja see on kahesuunaline käsi peseb kätt olukord. Et igal juhul ma julgustaks proovida. Ja Riho, mis nõu sina annad? Kui ma nagu reflekteerin oma Eestisse tuleku ajale, siis mul oli hästi konkreetne hoiak ja võib-olla see oli hästi naiivne ja võib-olla väga vale mõnes mõttes, aga see aitas mind. Ma olin väga avatud ja huvitatud kõigest, mis Eestis oli. Ma ei tahtnud mõista hukka mitte midagi, et kui ma nägin, et keegi väljendab kuidagi võõralt ennast, siis ma lihtsalt tundsin huvi, ma püüdsin nagu olla avatud sellele, ma ei osutanud oma sõrme ja ma ei naerunud, et issand, kui imelik väljend või ma nagu ahmisin kõik sisse, kuidas väljend, kuidas käituda, kuidas riietuda. Ma võib-olla tõesti sain täiskasvanuks inimeseks Eestis ja minu identiteet võib-olla osaliselt tõesti nagu tekkis Eestis. Riho, sa natukene hakid momendil, ma lihtsalt mainin, et sa jäid kinni. Nii kaua, kui Riho tagasi tuleb, ma usun, ta suudab tagasi tulla veel, et ma annan siis sõna edasi Silviale. Ja, mul oleks see sama... ei, jätku, väga hea. Vabandust, halb ajastus selle internetiga, aga et
et ma soovitan kõigil olla hästi huvitatud ja avatud ja nagu ma juba ütlesin, väga magus aeg Eestisse tulemiseks on ülikooli õppida, õppima, et siis sul tekib nagu ligipääs teistele inimestele ja kindlasti tekib sõprusringkond ja veel üks asi, et see sai võib-olla põgusalt mainitud või puudutatud see teema, aga kui sa tunned, et su elul on nagu, võib-olla nagu see konnadigi teema, aga ma sõnastaksin natuke võib-olla teistmoodi, et ma tunnen ise võib-olla või vähemalt nooremana, kui ma olin nagu vähem küüniline ja rohkem idealistlik, et mu elul peab olema missioon. Mul on vaja mingit põhjust tegutseda, põhjust elada ja minu missioon oli seotud Eestiga, eestlusega, Eesti inimestega või kultuuriga, et ma tahtsin seda viljeleda, ma tahtsin seda edasi kanda, ma tahtsin elada seda elu eestlasena. Et võib-olla Kanadas ma ei tunnetanud, et mul on täielik missioon olla kanadalane, edasi anda Kanada kultuuri maailmale. Mul seda tõesti ei olnud. Aga Eestis mul see ikkagi nagu on ja ma arvan, et teistel väliseestlastelgi võiks olla nagu, kui on mingi missioonitunne, mis on seotud Eestiga, siis see võib-olla ka nagu aitab üle elada raskeid hetki, et sul on mingi põhjus, miks pärast sa korraks pead ka kannatama siin Eestis, et see nagu mingi kõrgem eesmärk võib-olla elul ja mina seostan seda kindlasti Eestiga. Ja ma annan siis Silviale, siis Lembitule. Minul oleks see sama nõud, et lihtsalt tule. Ja ma ei tea, ma ütlen see järgmine osa inglise keeles, et I don't know how many people are watching anymore who don't speak Estonian very well because, I'm sure this is probably by the end of it, they probably have given up and already turned off if they don't speak Estonian. But I know that there are a lot of young Estonians, väliseestlased who are in, for example, Vancouver, because unfortunately we don't have an Estonian teacher there. We never really had that opportunity to really learn the language that well. And I know that there are so many proud young Estonians out there who don't speak Estonian or they speak it not so well, but they're just so in love with everything and the culture and the language. And it's just come. It's the best way, especially I definitely agree coming to university or coming to just be here to try to learn the language and be with others. It's, it's either going to be a great experience or it's going to be a learning experience. And it's in no way is it going to be bad. And I would say come with at least a little bit of an open mind that even when there's people who will essentially, kind of battle you or you'll kind of like butt heads with a little bit, those people are probably going to be the ones who will help you the most along your journey because they're either going to, I know that for myself here in Kihnu, the people who I can have sometimes the most difficulties with are either the ones that are going to open up my own mind and I'll learn and grow from them, or it'll just in turn make me understand myself more and feel more confident. So just come with a little bit of open mind that even somebody who isn't, necessarily seemingly like they're totally on your wavelength, the beginning, they could end up being your biggest asset and just, but definitely come, try it. You'll never regret it ever, ever, ever. Et tule siis Eestisse kõiki noori, kes tahavad kas eesti keelt õppida või arendada või mis iganes, tulge Kihnu, ma ootan teid kõiki. Väga hea, siin on kommentaare chatis ka, Maiki kirjutab, et tulge vabatahtlikuteks, come and volunteer. My daughter was in an orphanage lastekodu volunteering. So on palju selliseid võimalusi ka. Lembit, mis sina ütled? Ja, ma kindlasti nõustun kõikidega, kes on siin rääkinud midagi, aga ma lihtsalt korra puudutan seda missioonitunde teemat. Et mul on tegelikult väga huvitav kuulda Riho kogemus siin, et kuidagimoodi, et ta saab elada siin oma Eesti meelsuse missioonitunde välja, mis on tegelikult loogiline.
eks ju, ja see, et sa saad seda siin teha, see on väga tore. Nüüd huvitaval kombel ma olen alati võtnud seda rahvusluse küsimust ja Eesti kultuuri küsimust nagu kuidagi filosoofiliselt, et näiteks ma ei ütle, et on parem olla eestlane kui midagi muud. Mitte, et Riho seda ütles, ta lihtsalt ütles, et ta on leidnud siin oma ühe hea niši, mis teda toetab ja kõik teised ka. Aga mina vaatan seda selliselt, et kõige suurem õppetund mulle on ja võib-olla ma sain selle õppetunni rohkem väliseestlasena. Ja see oli ikka see kogukonna tunne. Kõik inimesed kuskil otsivad the sense of community. Ja ma alati ütlen, et see võib olla mingis erialas või mingisuguste, ma ei tea, mingid aatekaaslased või nagu Maiki just ütles, et tema tütar tegi heategevust, et sa leiad ühe missiooni. Ja mina alati olen seda otsinud. Ma mõtlen, et see on mind piinanud terve elu, aga minu vanemad olid väga usklikud, see usklik aspekt oli väga tähtis, et võib-olla selles leiad missioonitunnet, siis ka see eestlus oli kahtlemata suure missiooniga, aga nüüd ma leian, et see suur õppetund on siin, et püüda suhtuda teistesse inimestesse arusaavalt ja leida nendes kedagi, kellega võib-olla sa saaksid tunda seda nagu hingesugulust. Ja siis ma olen ütlenud, et minule on tulnud see läbi Eesti ühiskonna. Aga kõik, mis see tähendab, et sa peaksid olema nagu uhke selle üle, mis annab sulle mingit väärtust ja tähendust ja elu mõtet. See ei tee sind paremaks kui teised, sa loodad, et teine ka leiab seda. Nii et minule on Eesti nagu Eesti üks väike vili, nagu üks, ja see läheb kokku minu diversiteedi teemaga. Et mulle meeldib diversiteet, kõik ei tohiks olla sama. Poliitilised süsteemid, arvamused, ma tahan neid nii palju kui võimalik. Ma tahan erinevaid rahvuseid nii palju kui võimalik. Ma tahan erinevaid kultuure nii palju kui võimalik. Kõik mahuks ühte ja nagu saumikseris teeksime samaks, et see on kuidagi moodi see hea idee, et see on see õige. Tegelikult mulle meeldiks, et erinevad inimesed võivad käsi käes või sammuda kõrvuti uhkelt, nagu niimoodi öelda, et ma olen, kes ma olen, sina oled, kes sina oled, oleme kõik õnnelikud, kes me oleme ja püüame välja elada, kes me oleme nii ausalt ja positiivselt kui võimalik, aga me ei pea olema sama. Ja see on natuke see ilus asi Eesti kohta, et sa tuled siia, sa tõesti näed, et siin on mingi tugev kultuur ikka säilib, kõik need paljud traditsioonid, mis ei ole ära leidnud. Mulle väga veedib see maa lähedus, et minu abikaasa emal on aiamaa seal Märjamaal ja ta kasvatab kõike, mida ta paneb siis purki. Kristi just luges üles, ta viimati pani 88 purki sinna keldrisse ja ükskord ma lugesin üle, kui mitu neid oli ja oli umbes 900 purki, mida ta on siis pannud. Ja see on kõik oma väiksest aianapikesest. Ja nii et see maa lähedus on ikka eestlastel säilinud ja see on üldse hea asi. Nii et neid asju, see on natuke selle väikse kultuuri üks positiivne omapära, millega kõik kultuurid tunnevad midagi ühist. Aga ei pea olema sama. See on kõik, mis ma ütlen. Ja kui sa tuled Eestisse, siis vaata asju niimoodi ja siin on palju väga positiivset. Et sellega ma vist lõpetan. Ja ma arvan, me peamegi otsad kokku tõmbama, et ma aeg on päris pikale juba läinud, aga ma ütlen, et meil on ikka 46 inimest, kes on ikka meiega koos. Nii et see tähendab, et mulle igal juhul, et see teema on väga huvitav ja ma palun vabandust, siin on küsimusi, millele ma lihtsalt ei jõua. Ma lihtsalt mainin, Lembit, et sinu vennad ja õed on kõik siin kuulamas ja siin oli ka Käbi esitas küsimuse ja Hillar ilusti vastas, kui ma lihtsalt loen ette korraks, et
kus siin käbi küsimus on. Riina kord rääkis, et tema toodatakse vene keele oskust ja arvatakse, et ta eputab, kui ta ei mõista. Seda küsimus oli sulle mõeldud, Lembit, kas sa seda oled kogenud ja siis Hillar kenasti ka vastas, et käbi see on tõsi küll, eeldatakse, et minu vanuses inimesed, kes räägivad eesti keelt, räägivad ka vene keelt või vähemalt saavad sellest aru, aga üldiselt saab mõnusa naeratusega ning kehakeelega ikka hakkama. Lööminguks ei ole veel läinud ja siis tal on väike naerul nägu ka veel. Nii et ma poetasin selle ka teile edasi. Ma näen, Lembit, sul sõrm püsti ka ja siis pärast seda lõpetame. Mitte sõrm, pöial. Pöial, tähendab, kiidad heaks. Okay. Väga hea, suur tänu teile, Silvia, Lembit, Riina, Riho, et teie olete meile väga palju mõelda andnud ja mul meeldiks tulevikus jälle midagi sellist teha, et siin on palju inimesi, kes leiavad ka samuti, et see teema on huvitav ja vajab rohkem arutamist ja võib-olla on kuidagi abiks teistele. Nii et tänan teid, need, kes tahavad veel täna Eestis kahjuks te juba magate kell 2 öösel, aga et kell 7 meil vähemalt siin Torontos, New Yorgis on meil klassikaline loeng, tähendab, meil on digitaliseeritud hulga varem tehtud loenguid ja täna õhtul on Ivar Ivaski loeng. Kui ma ei eksi, 69. aastast ta oli tuntud kirjandusteadlane ja luuletaja, ta käsitleb kirjandust, minu arust pealkiri oli Kreutzwaldist Kaplinskini välja ja siis Sirje Egin kommenteerib, kõik need saavad olema üles pandud Metsaülikooli veebilehel, et kui keegi tahab hiljem veel neid kuulata, need on olemas, meil on terve hulk teisi loenguid ka seal saab olema lähemas tulevikus, nii et veel kord suur tänu teile. Aitäh. Nägemist. Aitäh, Maimu, väga hea juhendajana siin. Aitäh. Tänan. No, elagu Metsaülikool, kohtume lõkke ääres. Lembit, sina tuled ka Kotkajärvele? I wish, ma tõesti. Aga ma ostan loteripineteid. Ja võib-olla saab niikuinii. Mu lastele ka meeldiks tulla. Et see Kotkajärve on nagu parim asi maailmas, mida ma saan öelda. Okei, nägemist kõik. Ja teid kõik kohtuda. Ciao.